alustavad tänastused 7 Silverid. Alustame majandusuudistega. Müügile tuli uus Snickers ning leidsime juba esimese inimese, kes seda proovis. Ja täna, tere, Oliver Rode siin ja täna me oleme tulnud, praegu me oleme siin Peetri kiriku juures ja me tabasime juhuslikult siin ühe noormehe, kes sööb valget Snickersit. See eeldab kindlasti rassismile. Härra, öelge kohe välja, kas te olete rassist? Ei. Aga miks te sööte valget Snickersit? Ma tahtsin proovida, ma nägin seda esimest korda. Kurat, need Snickersi tegijad on rassistid, nemad tegid selle Snickersi. Aga miks te ei sööte seda? No ilmselgelt valge on parem kui pruun. Nii et ikkagi olete rassist? Ei, ma ei ole rassist. Aga miks mõttes valge on parem kui pruun? Te ei mõista mind. Rassiste ei peagi mõistma, sest nad on rassistid. Mul pole teile vastu väiteid. Need olid uudised. Poltsi tuleb, võtab, korjab selle noormehe kohe peale ja praegu siis on kõik. Spordis siis lühidalt. FC Flora noort talendikas mängija Andri Ilves sai täna palliga vastu nägu. Tere! Kuidas kommenteerite juhtunut? Kõva pauk oli, väga kõva pauk oli. Ja mis juhtus? Andri sai esimese paugu näkku. Aga miks ta sai? Sest ta on pedal. Ah nii. See oli spordikommentaator Kevin Sakkeus. Ja ilmast räägib meile täpsemalt siis Kermo. Tänan Oliver selle kauni sissejuhatuse eest. Nii. Tänane ilm on siis selline, et on vahelduva pilvisusega. Tuul on kuskilt sealt, umbes niimoodi 2 meetrit sekundis. Päike paistab vahepeal, sest no loogiline oleks, kui on vahelduv pilvisus. Ja kuna mulle makstakse nii vähe palka, siis homme on ilmselt samasugune ilm. No tänan teid kuulamast siis.